mees. Tänases videos me lähme A Le Coq Arenale kell 20.00. Vaatame Premiumi liiga uut mängu, kus võõrustab A Le Coqil FC Levadia versus Tartu Jutka Tammeka. Ne isiklikult on muidu Flora poolt, aga kui mäng on Levadia, siis ma olen Levadia poolt. Aga jah, video meeldib, hästi lõks. Ja praegu õhtul kell 7 hakkab A Le Coqil. Mina lähen seda ise vaatama, te vaatate videos. Nii et jah, aga ei midagi muud vist meeldib lõike. Ja ma väga tänan kõik, kes on siia videosse jõudnud, et olete mind valinud. Ma väga tänan teid. Jätkake edasi ja vaadake subscribe ja like. Ma on juba tänan, kes on subscribe ja vaadanud ja like. Ja aga mis mu palju muulis on? Rabega popcorni jõuki ja nautige video. Uus update. Sest kui me läheme jalgpalli vaatama, kell on hetkel saanud 17.25 ja mäng hakkab kell 7. Ja ma alustasin seda videot kell 12. Ja siis me üle ja ma lihtsalt toimetasin natukene. Ja ei midagi muud ja mingi tunni ja pärast hakkab umbes liikuma. Ja ma arvan, et järgmine kord me näeme teid ka, kus ma oleme staadioni läheb. Ja midagi nagu videos päiksiga seda aegu. Ja ei midagi muud. Ja ootame uus põnevaid asju. Ja ma tea, lähme vaatame, mis toimub A Le Coq Arenal. No ja rahvas, lähme A Le Coq Arenale. Nii et jah, kell on hetkel 19.43 ja 7 minda pärast hakkab FC Levadia versus Tammeka Premiumi liiga mäng. Ja siin on mikrofon. Ma proovin lindistada veel ja näidan teile A Le Coq Arena kohe. Nii et näeme kohe seal, ma hakkan jooksma. Tšau. Hakkab teine poolaeg. Nii et lähme juba siin üle ja 2-0 teeme klippe ja nautime video.
Let's go! Ja Levadia on läinud 3-0 juhtima, värava autoriks järjekordselt number 10, Brent! Levadia tegi vahetuse, väljakas lahku. Täna 2 väravat löönud number 10, Brent Lepisto. Ja tema asemel